vastuseks, mida täpsemini ja selgemini ja kaugemale me suudame ette näha, etappide jada ja väljundit ja sisendit ja väljundit. Ja seda paremini on meie tegevus edasi sidestatud. Aga nüüd paar sõna tagasisidestuse kohta. Aga mentori tegevus, nagu igasuguse aktiivse alge tegevus, peab olema, sõnale peab 2 kriipsu alla, tagasisidestatud. See tähendab, tagasisidet samuti ei saa ju keegi kellelegi anda. See jutt, et anna mulle tagasisidet ja see pole kellegi jutt üldse. Tagasisidestatud saab olla protsessi juhul, kui see, kes on aktiivseks algeks ehk protsessi puhul subjektiks, jälgib, kuidas läheb. Kui protsess kulgeb nii, nagu ta lootis ja tulemused on kaasal kooskõlas tema ootustega, siis võib jätkata. Siis võib isegi kiirendada, laiendada ja täiendada. Aga kui välja tuli siis hoopis midagi muud, tahtis seda, aga vaata, mis välja tuli. No siis ei või ju jätkata. Siis peab muutma või seisatama. Siis tuleb avastada, milles asi, miks ei läinud nii, nagu me tahtsime. Siis tuleb muuta midagi. Ja ettevaatlikult proovida uuesti. Niisiis, tagasisidestus on igasuguse juhtimise asendamatu eeldus. Aga tagasisidestamise esmaseks eelduseks on edasisidestus. Vaadake, kas te leiate mõne institutsiooni Eestis, mis on väga selgelt edasisidestatud ja ka tagasisidestatud. Tunnistan, et minul on olnud suuri raskusi, enamasti ei ole see üldse õnnestunud. Aga mida see tähendab? Tähendab seda, et need süsteemid on ligad-logad, igatahes kõigepealt ei ole juhitavad. Kui edasisidestust ja tagasisidestust ei ole, siis juhtimist ei saa olla. Ja kui juhtimist ei ole, siis on eesmärgistatud tegevus kas väga raske või, ütleme siis võimatu. Välja tuleb, ei tea mis, midagi ikka tuleb. Aga siis on vaja demagoogiat, et õigustada ennast, ütelda, et olud on viletsad. Ja mujal on veel hullem kui meil. Vaata, mis Lätis. Niisiis edasisidestus ja tagasisidestus ja nüüd tuleb 3. sõna sinna ka kõrvale ja see on side. Pange tähele, et selleks, et midagi teha, aktiivselt milleski osaleda, on vajalik side. See tähendab, et me peame suutma hankida küllalt palju andmeid teiste kohta ja interpreteerima neid andmeid. Koguda saab andmeid. Andmed muutuvad infoks interpretatsiooni kaudu. Infot ei saa. Need jutud info kogumisest, need on räägivad, kes päris ei ole saanud, pole veel olnud aega mõtelda. Aga nüüd edasi, niisiis peab olema küllalt operatiivne, küllalt süsteemne ja küllalt esinduslik andmestik, et olla küllalt informeeritud teiste kohta üles, alla, paremale, vasakule, horisontaalis, diagonaalis, vertikaalis. Ja teiseks tegema kõik endast võimalikku, et teised saaksid olla informeeritud meie kohta. Niisiis mõlemad pidi, ühest küljest meie peaksime olema informeeritud teiste kohta ja teised peaksid olema informeeritud meie kohta. Kui ei ole sidet, siis produktiivne tegevus on rohkem kui küsitav. Kas keegi tahaks vaielda? See tagasisidestus on juhtimisteooria nende alumiste astmetel tavaliselt ei ole väga tagasisidestust. Jah, minu teada on teil õigus, aga see on sigadus. See on väga kahju, väga halb. Peaks olema ikkagi normaalselt tagasisidestus. Ja ei ole niimoodi, et soldat on see loll ja kes täidab end käsku ja mõtelda ei tohi.
see, noh, ma ei tea, on selliseid armeesid olnud küll, kus on seoti parema jala külge einad ja vasaku jalga külge õled ja siis noh, kuna nüüd 1-2 numbrid ei tunne, siis öeldi, et Sena Saloma, siis pidid marssima, ei tohi astuda. Kui öeldi Saloma, siis pidid astuma vasaku jalga. Tähendab, on sellised küll ja kus on mõtlemine keelatud. See vist sõltub sellest ülesande keerukusest, mida peab nagu korda saatma. Lihtsam ja kiiremini läbi viidav ülesanne, seda vähem on tagasisidet. Jah, aga ma toon sellest, et te esitate väga, see on väga tähtis küsimus. See on sageli, selle taha takerduvadki üks asjad. Ma toon selle kohta ühe näite. Kui mul oli parajasti käsil veel ülikool ja küll ma mõtlesin, kuidas see sai olla. Eesti kaitsevägi püssi pole, mõni tuli ambuga sõdaväkke, teine tuli vikatiga. Ja siis läksid lahingusse 3 ühe püssiga. See, kes püssiga oli selle kõige ees ja siis teised ootasid, et kui see saab surma, siis ma saan püssi. Ja niisugust olukorras, eks ole, kahurid polnud, väljaõpet oli vähe ja kuidas see sai siiski olla, eks ole. Et need suure Venemaa tegid kohe kindlalt ära ja Peterburis olid juba sillad, Neeva sillad olid juba mineeritud. Enam ei olnud täitsa selge, et jõudu pole ja Eesti vägi tunneb peale ja nüüd valutab selle Peterburi ära. Aga mehed hakkasid vaatama, et mis asja me sellega teeme, mis me teeme. Nälgas kõik selle, kus me nüüd söödame, mis pärast. Pole mõtet minna. Jõud oli küll, aga ei ole mõtet minna. Ja siis, see Tartu rahu ja nõndad. Aga nüüd, see küsimus, kuidas sai ülekaal tekkida? Ja siis oli veel neid vabadussõja mehi oli elus küll ja küll. Keegi ei julgenud ütelda, et ta seal vabadussõjas käis, aga ma võtsin siis ka ikka viinapudeli taskusse ja sõitsin bussiga kuskile välja, siis kõndisin ringi ja vaatasin kuskil hoovi peal keegi tegeles, siis läksin sinna ja küsisin, et näed, et mina olen üliõpilane, ajaloo huviline ja kas teil siis mingit tööd ei ole ja vaatan seal veeti sõnnikut, vedasin ka siis ikkagi mitu tundi sõnnikut ja siis ja ühesõnaga hakkasin ääri-veeri juttu puhuma ja siis mõni ikka kuidagi moodi ütles ka, et ikka käis seal vabadussõjas. Ja ühesõnaga küllalt palju tegelesin sellega. Mis kokkuvõttes nüüd? Kokkuvõttes siuke asi oli. Vene sõjaväes tohtis tulistada ainult ohvitseri käsu peale, tead seda? Ohvitser oli tavaliselt suure valge kõrge mütsiga, papaha, eks ole, seal oli punane lint oli ees. Ja see paistis välja nagu tedrekokk kaugelt. Ja nii, aga ohvitser andis sellise käsu. Žarežai, see on kuulrauda. Pritsel 300, 300 või 200. See pidi sihiku panema. Ja siis, kui nüüd oli korras ja siis järsku annab korralduse plii, siis pidi kõik tulistama. Jälle, Zarežai, uus puulrauda, niuke sihik ja nüüd ohvitseri käsu peale tulistama. Nii, mis me Eesti sõjaväes oli? Eesti sõjaväes õpetati kõik mehed tikutopsi järgi kaugust määrama. Kui tikutops on püsti, kui kaugel siis vaenlane on. Kui on serviti, kui kaugel siis on. Kui on lapiti, kui kaugel siis on. Ja tikutopsi järgi õpetati kaugust määrama. Tikutops pidi olema kõigil taskus, kes tulistasid. Ja siis ise pidid panema õige sihiku, kuulrauda ja tulistad siis, kui oled kindel, et saab pihta. Mitte siis, kui keegi on käsu, loll on. Siis pidi laskma, kui sa näed, et nüüd saad pihta. Ja nad leppisid kokku, et esimesena kõik sihivad ohvitserid.
ja tõmmata ohvitser maha, enam polegi käsuandjat ja kõik nüüd plagama. Ja niimoodi kogu aeg igal pool. Ja kui ikka 10 sihitakse ohvitseri, üks ikka pihta saab. No ja äkki. Miks ma seda nii pikalt räägin? Sellepärast, et tegevus peab olema mõtestatud, sihiteadlik ja seotud vastutusega. Õigus midagi teha võib olla juhul, kui on kohustus vastutada selle eest, mis välja tuleb. Õigused, kohustused ja vastutus, need on 3 asja, mis peavad käima igal juhul ja kindlasti koos. Igal juhul ja kindlasti koos. Üks ilma teisteta, ükskõik mis pidi vaatab, mõttetus. Ja kui te hakkate nüüd jälle praktikat vaatama, siis ma ei ole sugugi kindel, et teil õnnestub leida neid näiteid küll palju. Ma ütlesin nüüd nii pehmelt, nagu ma vähegi oskan. Ühiskond on üpris ebaefektiivne. Ja kui ei jägu raha siin õpetajatele, arstidele, kaitseväelastele, politseinikele ja päästjatele ja nii edasi, siis mitte sellepärast, et keegi oleks õudselt kade ja ei tahaks anda. Lihtsalt pole. Ei ole selle tõttu, et ühiskond on ebaefektiivne. Ja kellel on selle vastu nüüd siis sügavam huvi, siis me võime vaadata juba detailides. Aga nüüd nõunik või mentor. Mis see vahe siis ikkagi on? Nõunik võib anda seal sekkuda mingisse arutlusse ja nõustada täna ja homme, võib-olla ühel päeval, võib-olla mingis konkreetses küsimuses. Mentor aga on inimese juures ja see, kes veel küllalt hästi ei orienteeru, küllalt hästi ei julge veel otsustada, ei suuda veel ette näha, ei suuda veel süsteemi tabada ja mentor on tema kõrval olev kogenud asjatundlik isik, kelle poole võib pöörduda iga päev. Mitte ainult üks kord, vaid kas või 10 korda. Mis seal konksud nüüd on? Miks võib juhtuda, et mentor on kahjulik? Kahjulik kõigepealt sellepärast, et ta ütleb ära, vastab kohe. Teab ja vastab. Viga. Seda ei tohi teha. Ja ma nimetan siin 2 kuldreeglit. Selle koha peal võib nad ära nimetada, ehkki nad võiks ju hiljem kokkuvõttes ka öelda. Ja need 2 kuldreeglit on sellised. Ära tee ükskõik mis seostes, nüüd mentori seostes või mingist muus seoses. Ära tee ühtki liigutust, mida võiksid teha teised. Näiteks asutuse juhataja, kui ta ise võtab telefoni, ise helistab siia sinna, siis tal polegi aega selleks, et mõtelda tuleviku peale, seoste peale, sest vaadata, mis maailmas toimub, orienteeruda tulevikus, tegeleda küsimustega, mida teised ei saa käsitleda. Ainult tema, nendega peab tegelema. Aga kui ta tegeleb tühja täiega, siis ta selleks parajasti, mida ainult tema kompetentsi kuulub, polegi aega ju. Füüsiliselt ei ole aega. Kui ebakompetentsete isikute puhul on üsna tavaline see, et nad hakkavad tegelema tühja täiega. Ja see polaaruurija, nad ei saa öeldud norralane. Nansen, kui ta määrati või valiti, mitte valiti Oslo ülikooli rektoriks, siis rektori kõne, kui ta seda kätte saati, siis ta tõesti mõnulete terve õhtu või 2 päeva järjest. Aga selles rektori kõnes ta ütles, et kõige halvem, mis võib juhtuda ühe ülikooliga, on see, kui rektor hakkab ehitajaks. Ja ebakompetentsed rektorid hakkavad kohe ehitajaks. Pange tähele, see on, kõik maailm on täis neid. Ükskõik mida ehitama, peaasi ehitama. Muud ei oska ju tegelikult.
aga noh, ehitajana siis saab kutsuda mingisugused insenerid ja teha jämedat häält. Keegi paneb, aga siis pole aega tegeleda seal igasuguse ülikooli, kus ehitama. Ja jääbki see intellektuaalne pool jääbki unarusse, see kõik kohad on täis neid näiteid. Ja nii on igal regulatsiooni tasandil, pange tähele.